Võitsite peale, sa pead ennast vabalt tundma. Selles mõttes, et ega siis klient ei pea olema nagu siuke nukk siin. Klient võib ennast väga vabalt tunda. Paneme sulle salli, paneme kaela. See tähendab seda, et see on kaelalina. Siis võtame peleriini. See on peleriin. Selle peleriini me paneme sinu peale ja katame sind ära, et värv ei tilguks sinu riiete peale. Ometi sa oled nii hoolikaks muutunud. Olen kogu aeg ilma teinud seda enne. Täpselt, mu peab kael täis. Näed, antud hetkel on meil valikud. Sinine, lilla, roosa. Jah, nii. Nüüd me võtame selleks ekstra kausid, sest et meil on luumeni värv on meil selline, mis sulatab ülesse ülejäänud plastmassi. Ja siis me võtame, näed selle. Kontrolli mõttes tõmbame siia peale, siis me saame aru, mis värviga tegemist on. Peenvärk, eks? Võtame sinise ja törtsame jällegi siia sisse sinist 20 milli. Esialgu. Alati saab juurde teha. Muidu paneme sulle selle peale, aga siit võib veel kolmanda. Jah. Kui sa ei taha, ma ei pane. Küll. Teeme siis 2 sorti salke, sinist ja roosat ja siis läheb üleni lillaks. Jah. Lähme siia. Ja siis me hakkame siin panema sellise tehnikaga juukse salke pähe. Otsime üles ka eelnevad salgud, nagu näiteks siin ees on. Ja üritame panna nende samade kohtade peale, kus on eelnev salk olnud, siis saab ilusasti sama tooni. Leidsin ülesse. Ja siis me võtame paberi ja paneme selle salgu niimoodi siia vastu pealt. Siis me võtame roosat värvi. Hääled on tihti rohkem. Nii, nüüd me voldime selle paberi siit niimoodi kokku. Voldime siit ka niimoodi kokku. Ja tekitame sellest fooliumist ümbriku. Nii, siis võtame kurenoka ja paneme selle siit niimoodi. Mis see on kurenoka? Kurenoka, klambri just. Järgmiseks me võtame siit kohe järjest järgmise salgu. Jälle asetame siia fooliumi. Nii. Ja siis me paneme siia sinise värvi. Värviga ei tohi koonerdada, sest et muidu võivad jääda juuksed salguliseks, laiguliseks. Selleks peab panema värvi natuke tiba rohkem. Värvi tuleb hästi ettevaatlikult panna, sest et ta on siuke parajalt sült ja värv, et on siuke kipub nagu kergelt kukkuma, nagu näha juba on. Parandal on ka natukene, sellest on midagi. Siis kui ma kammin on ja siis ta levib nagu paremini juustesse, sest et vaata, kui tekivad sellised väiksed pusad siia, siis tekibki jälle see siuke tutsu koht, mis ei pruugi nagu värvi, kus mul ei pruugi värv peale minna. Võta kõrv ja tõmba ette. Kas on? No nii. Nii? Jaa. Kas on põras nagu? Jaa, palun. Aitäh. Ja pintslit tuleb alati hoida nii, et ei pane ristipidi, vaid vastavalt sellele, kuidas juukse kasvab. Piir jookseb, siis tuleb panna ka värvi peale. Sest et muidu me läterdaksime ja vitiksime selle kaela kõik ära. Anja? Seda ma räägin kogu aeg oma õpilastele, sest nendel on mingisugune tobe komme kõik niimoodi plätsida peale.
Nüüd me lülitame selle siia sisse, siin on see. Nii, kuumust me laseme juurde, paneme põhja ja siit võtame minuti vähemaks. Oi, kuidas saab vähemaks? Vähemaks. Esimest korda või? Ei ole esimest korda. Noh, mine nüüd 20 peale. Nii, 20 ja start. Ja nüüd hakkab tiksuma. Ma peaks sulle oma kella kinkima, Kristin, sellepärast, et sul on selline lilla fänn oled enne. Uskumata. Nii. Ole nüüd paia, pane pea natuke ettepoole. Ja siis me siit mudistame selle värvi lahti. Nii, kallikene. See on praegu selle ainega koos, nüüd mul on pärast hea selle puhastada. Nii, kallikene. Ja me istume sellesse toolisse, sellepärast, et mul on siin kõige parem see ei liigu. Meil on natukene kihvad kraanikausid siin. Nüüd ära hakka jurrama, ma tean, et sulle see kraanikauss ei meeldi. Ei meeldi või? Ei meeldi? Miks see? Ma tean. Naljakas. Noh. Kõrgel. Tegelikult peaks meil olema käes kindad, aga kuna minule kinnastega ei meeldi tööd teha, siis me teeme tööd ilma kinnasteta. Ja selleks on juttelugu. Mul ei meeldi tuline vesi, ei mäletada. Kas see on tuline või? Ma ei tea, ma ei tunne. No siis ei ole tuline järelikult. Ja nüüd me emulgeerime värvi lahti niimoodi. Seda nimetatakse värvi emulgeerimiseks. Ja kõigepealt me peseme maha selle suure koguse värvi siit. Ja siis võtame lahti pärast teised salgud ja peseme koos nendega ära. See pesemine võtab üsna kaua aega, sellepärast, et kuna see värv on niisugune väga intensiivne ja tugev värv, siis võtaks natuke rohkem aega see maha pesemine. Hops. Nii, nüüd võtame need lahti siit. See on nüüd nii nimetatud sinine ja see siin on nii nimetatud roosa. Kõigi võtame rahulikult need siit salgud peast ära, sest et muidu seda värvi pläkerdame igale poole. Selleks on ka see asi, et miks ma ei soovita kodus pead värvida, eriti veel nende värvidega. Nii, nüüd võtame need paberid, need lähevad siia prügikasti. Nii, ja siis me võtame endale appi sellise toreda abimehe nagu nuustiku. Profid tegelased selliseid asju ei kasuta, väidetavalt nimetatakse seda ebaprofessionaalseks. Nüüd võtame siit sellised toredad šampoonid nagu on Aluman. See on nii ilusad käed. Nägid? Jah, peeglis nägid. Seda värvi veel mitu korda maha pesta. Paar korda teeme šampooniga, sellepärast, et muidu me ei saa seda mõtlesid peast kätte. Mitu korda sa saad pesed mu peal? Praegu läheb teist korda. Ja siis ma võtan veel selle lokivedeliku. Lokivedelik? No selles mõttes, et vedelik nimega lokk. Lokk, mis see lokkis juustele või mis? Ma ei tea rohkem lokki. Oota, ära pane tagasi. Nii, ja nüüd kui me paneme peale selle lokki siin on ja, siis me pigistame siit välja üleliigse vee. Üleliigse vee. Ja siis me võtame aine nimega lokk ja me paneme selle juustesse. Ja see peab püsima natukene aega siin juuste sees. Kuule väga ilus nagu hõbelem, Karoliina hõbelem. Nii, võtame selle aine, selle olluse. Ja siis paneme juuste sisse. Lõhnab ta kui, ma ei tea, mis asi. Mõneks seda veel. Ja see kinnitab selle värvi siia juukse sisse kinni, et see värv ei tuleks nii kiiresti maha. See aine nimega lokk.
siis me võtame balsami. Balsam läheb ka juustesse jällegi siit. Balsam lõpetab omakorda veel protseduuri. Ja siis pilistame välja üleliigse vee. Nii, kõigepealt keerame, ei keerda seda praegu. Paneme selle siia, siis tuleb äkki siia. Nii, nüüd me paneme selle siia. Kõik paneb pea tagasi ja nii, nüüd me paneme selle niimoodi, et me saame panna selle otsa siia vahele. Hops. Tekitame ümbriku. Seda me paneme siia ja ola, turban on valmis. Me võtame ühe toreda asjanduse, nagu on selleks on Schwarzkopidioodie, selline hooldav haine ja samas sirutab juukseid ja juuste sisse. Niimoodi ja see sisaldab ka kuumakaitset. Kõik head asjad ühes pajas. Charmato.